Tere tulemast kohvipausile. Mul on väga hea meel siin järjekordselt esmaspäevasel päeval olla, sest siin kohvipausil ma räägin mõnest mõtteviisiga seotud teemast või siis räägin mõnest virtuaalse assisteerimisega seoses teemast või siis mõne ettevõtlusega seotud teemast. Nii et tulge aga kuulama, jagage kommentaare siin laivi all, minge külastage ka meie YouTube'i kanalit, kus on eelnevad kohvipausid kõik kenasti üleval. Ja täna ma tegelikult tahan rääkida ühest asjast, millest ma olen ka varasemalt rääkinud põgusalt, aga võib-olla natuke teise nurga alt räägiks täna, kuna ma alles ise sain sellisest vaatenurgast hiljuti aru, mis on päris hea koht, kust võib-olla aidata kaasa sellele, et ärme võrdle ennast teistega. Ja ehk siis äkki me ei saagi võrrelda, sest me võrdleme võrreldamatut. Kindlasti ei ole mina ainukene ja ei ole me kõik ka viimased, kes teinekord näevad mõnda inimest kuskil laivis esinemas, koolitusel, ettevõtluses, oma kollektiivis. Ja siis sa mõtled, et ta on ikka nii palju minust parem. Ta oskab palju rohkem, ta oskab olla selline, kes paistab välja. Tal on nii head tulemused, ta on nii enesekindel. Tal justkui kõik asjad on paigas, ükskõik mida ta puudutab, muutub kullaks. Ja siis mõtled sina, et miks siis minul midagi ei toimu? Miks mitte miski asi ei toimi minul nii, nagu ma tahan? Mis mul viga on? Mis mul puudu on? Et miks temal läheb kõik nii kiiresti hästi, aga minul tulevad kõik asjad sellise tohutu pusimisega, tohutu raskusega. Anna kommentaarides märku, et kas sa vahel ka tunned seda? Mina küll olen tundnud. Aga ma saan aru tegelikult täna sellest, et sellise mõtlemisega me teeme endale liiga. Sest me võrdleme asju, mis tegelikult ei ole omavahel üldse võrreldavad. Me näeme ju tegelikult teisel inimese puhul seda poolt, mida ta tahab meile näidata. Me näeme täna postitusi sotsiaalmeedias. Võib-olla näeme mõnikord ka tulemusi, tema enesekindlust, võib-olla tema kliente, neid kohti, kus ta käib esinemas. Ehk me näeme seda osa, mida ta laseb välja paista. Aga me ei näe seda osa, mis tegelikult kõige selle alla peitu jääb. Me ei tea seda, kus ta alustas. Me ei tea seda, kui kaua ta võib-olla tegutsenud on. Okei, võib-olla sa tead, kui kaua ta on nähtaval olnud, aga ega see, mis sa nähtaval oled, ei tähenda seda, kui kaua ta päriselt on tegutsenud. Sa ei tea neid kordi, kus temal läksid ka asjad vussi. Sa ei näe neid kahtluseid, neid kõhkluseid, sa ei tea tema tutvuseid, kogemusi ja tegelikult ega me ei tea üldse seda, mida see teine inimene on pidanud läbi elama selleks, et jõuda sinna, kus ta täna on. Ja siis me olemegi selles segaduses, me oleme natukene pahased, võib-olla ju motivatsioon kaob, aga samas me võrdleme justkui enda asju kõigi teiste välja pandud asjadega. Ehk siis see, mida nad tahavad meile näidata. Kas ei tundu, et see ei ole justkui aus võrdlus? Et me võrdleme millegagi, mida me näeme, aga me tegelikult taustasid asju ei tea. Sa ei saagi ju võrrelda tegelikult sinu enda tänast seisu kellegi teise 5-aastase või 10-aastase kogemusega ja hoopis teistsuguse taustaga. Sellepärast, et sinu tee on teine. See koht, kus sina alustasid, on teine. Sinu tugevused on hoopis teised. Ja nii ongi väga lihtne tegelikult teha ju endal järeldused, et see teine on parem kui mina. Mina olen halvem kui teine. Aga tegelikult ei ole asi ju selles. Pigem võiks mõelda sedasi, et sel teisel inimesel on täna võib-olla asjad paremini paigas. Tal on võib-olla rohkem kogemust, ta on palju rohkem harjutanud.
tal võib-olla on selgus selles, mida ta teeb, samal ajal kui mina võib-olla samas valdkonnas veel alles koban maad ja otsin seda selgust. Tal võib ka julgust olla võib-olla rohkem. Aga see ei tähenda seda, et sina oled vähem väärt. Kindlasti mitte. See tähendab lihtsalt seda, et teil on erinevad tugevused. Ja ma olen täiesti kindel, et kõik me vaatame oma tugevustest tihti mööda. Oled ju kohanud seda, et kuidas keegi võib-olla toob mingi sinu tugevuse nähtavale ja sa ütled, see ei ole mitte midagi. Võib-olla sina suudad kiiremini võita inimeste usaldust. Võib-olla sina märkad oluliselt rohkem seda, mida inimene päriselt vajab. Võib-olla on sinus seda rahu, mida inimesed vajavad. Sa oled hoolikas. Võib-olla on sinuga hoopis turvaline olla. Ja need on ju need asjad, mis tegelikult ei ole nähtavad teistele. Need on olemas, need on sinu tugevused, need on olulised asjad, aga neid ei ole teistele näha. Ehk siis mõtle, mis asju sa võrdled, kui sa vaatad kedagi teist. Kas sa võrdled enda nähtamatut tööd kellegi nähtavate tulemustega? Kas sa võrdled enda ebakindlat hetke kellegi enesekindla hetkega? Ehk siis sa võrdled enda elu kellegi teise hoolikalt valitud pildiga. Ehk siis see tähendabki seda, need on kaks erinevat asja. Pigem tasuks mõelda, kui sa teinekord vaatad kedagi teist, et oot, mida ma saaks siit õppida? Sest siis sa ei tee ennast teise kõrval väiksemaks. Sa ei vaata, et tema on parem. Sa vaatad, okei, nii on ka võimalik. Kuidas mina saan seda teha? Kuidas mina saan olla nii järjekindel? Kuidas ma saan muutuda nii julgeks? Mis on need asjad, mida ma pean võib-olla veel rohkem lihvima? Ja kõige olulisem on siin selle juures see, et sa ei pea mitte kellekski teiseks saama, sina oledki see, kes oled. Ja nädalavahetusel jäi ka kõlama see, et tegelikult ei ole konkurent. Isegi kui me teeme ühte ja sama asja, siis need on tegelikult erinevad asjad, sest juba sina oled erinev. Sina lihtsalt pead olema see, et sa saad enesekindlamaks, sa õpid ennast rohkem usaldama ja sa ei proovi tõestada, et olla kellegi teise moodi. Sest see tegelikult ei ole päeva lõpuks üldse oluline, et sa oled kellegi teise moodi, ole sina ise, tee enda asja, muutu ise enesekindlamaks. Ja sa oled täiesti tavaline inimene. Üks nädalavahetusest jällegi üks niisugune naljakas mõistujutt siia vahele, et esimese klassi lapsed lähevad kooli, näevad õpetajad, õpetaja on A ja O, vaadatakse sinna ülesse ja siis nad lähevad vahetunnis, lapsed lähevad tualetti. Ja kujutage ette, õpetaja tuleb ka sinna tualetti ja lapsed itsitavad. Ja lapsed itsitavadki ja küsivad, õpetaja, kas teie käite ka tualetis? Ehk siis nad on täpselt samasugused inimesed, see õpetaja on samasugune inimene, see teine inimene, kellega sa ennast võrdled, on täpselt samasugune inimene. Lihtsalt me ei näe seda tausta, mis tal selle kõigega kaasneb. Nii et ära ole enda vastu karm, ole palju leedvem. Ära võrdle enda väärtust kellegi teise teekonnaga. Vaata, kus sina oled täna. Võrdle iseenda eilsega. Vaata, mida sa oskad. Kas sa oskasid eile seda asja, mida sa juba täna oskad? Kust kohast sina oled läbi käinud ja tulnud? Ja mis on sinu järgmine samm? Sest ei loe see, kus keegi on, vaid loeb see, kus sina oled. Vot sellised võrdlemise mõtted mul siia lõppu või õigemini siia esmaspäeva algusesse ja lõppu ma tahaks teid tegelikult kutsuda üles virtuaalassistendid 3-päevasele Teet Torimi ja Kati Torimi AI koolitusele. Need on päriselt praktilised koolitused, algavad 2. aprillil, on esimene päev, kus siis tutvutakse strateegia ja tööriistadega, kuidas virtuaalassistendi roll muutub seoses AI tulekuga. 16. aprillil on integratsioonid ja ehitamine. Ehk siis, kuidas neid AI assistente ehitatakse, kõik muu sinna juurde. Ning 3. tuleviku tööriistad ja vibe-koodimine ehk siis AI agendid, automatiseerimine ja kõik sellised oskused, mida tahes tahtmata on täna juba vaja kõigil,
kes tahavad ikkagi tööturul olla konkurentsivõimelised. nii et mõnusat analüüsimist siia ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau.